Tere Miia ja Loora, tere Artur. Tere. Mida tähendab liikuma kutsuv kool? Liikuma kutsuv kool on siis programm, mis kutsub siis koole Liikuma rohkem ja just tegelemagi väljaspool kooli noortel liikumisega ja spordiga. Aga mis te siis koolis teete, et kõik rohkem liiguksite? Mis need harjutused on? No meile antakse hästi palju võimalusi vahetundides liigelda. Kooli nii-öelda ümbruses on korvpalliplatsid, lauatennise nii-öelda lauad ja kõik võimalused on ka vahetundides õpilastele avatud. Mis te arvate, on see noortele vajalik? Kindlasti. Ma arvan, et liikumine on noortele väga vajalik. Meie kool on siis teinud ka sellise asja nagu Mina 2.0, mis on siis osa ka meie liikumisõpetuse tunnist, et meil on siis 2 osa. Mina 2.0 siis õpetab rohkem seda vaimset poolt, et miks sport on kasulik ja annab selliseid nippe, kuidas asju paremini teha. Kuidas te noori liikuma kutsute koolis? No kuna need tunnid on meil 70 minutit, siis sellest väsib kiirelt ära ja me üritamegi hästi palju liikuda, tõusta, ka tundide ajal teeme harjutusi, et veri käima saada ja mõtlemine töötaks kogu aeg. No on noori, kellel ei pruugi olla nii suurt liikumisharjumust. Mida te nendele noortele soovitaksite, kus nad alustada peaksid? Ma arvan, et see ongi sihuke proovimisasi, et see võib võttagi hästi kaua aega, et leida just see sport või ala, mis sulle kõige rohkem meeldib, et sa lihtsalt peadki proovima, kuni sa leiad selle, mis sulle kõige paremini meeldib. Kui palju teie sporti iga päev teete? Mina ise olen spordiklassis, ehk siis mul on 2 korda päevas trennid ja iga päev nii, kaasa arvatud nädalavahetuseti. Seega ma teen palju sporti. Nädalavahetuseti kool? Ei, trennid on ainult nädalavahetusel. Koolist ma saan puhkust, aga trennid on nädalavahetusega. Artur, kuidas sinuga? Ma käin 4 korda nädalas trennis, et ma käin siis kergejõustikus, aga mitte nii palju kui siis tema. Ma ei tea, mul on küll tunne, et ma olen siin kangeks jäänud natukene. Kas te näitaksite paar harjutust, et meil hakkaks parem? Need samu, mis te siis koolis teete? Ikka. Kas neid harjutusi, mida me nüüd kohe tegema hakkame, teete te vahetundides siis? Seda täpset harjutust me pigem tegime tunnis, kus meil õpetaja siis meil olid grupitööd ja õpetaja pakkus, et üks grupp võiks teha nii-öelda liikumise harjutuse klassi ees. Neid oli küll rohkem kui meid 4 siin, aga proovime äkki. Et ühesõnaga ongi keemiatund ja seal ühel hetkel hakkate kõik siis seda harjutust tegema või? No jah, ütleme nii, et tavaliselt õpetaja initsiatiiv ehk siis nagu tema alustab või ütleb, et nüüd tõuseme kõik püsti, paneme pastakad käest ja proovime. Aga kas õpilased seda natuke kuritarvitama ei hakka? Väga ei kuritarvitata. Et kui keegi ära väsib, et siis tõuseb püsti, et nii, palun õpetaja, teeme nüüd liikumispausi. See on just pigem nii-öelda kool ootab, et osad õpilased tahaksid öelda välja päriselt, et neil on vaja liikuda ja et nad väsivad ära muidu. Väga vinge, mina olen igatahes valmis ennast liigutama, nii et näidake meile. Prooviksime siis nii, et nii-öelda tüdrukud teevad ühel samal ajal küki ja siis me hakkame nii-öelda korda mööda kükke tegema, et poisid ja siis kui tüdrukud tõusevad püsti, siis poisid jälle kikitavad. Okay, proovime samal ajal siis. Ja. On nii madalale? Jah, nii. Ops, ja tee. See on päris mõnus, ma peaks ütlema. Tegelikult see on hea niimoodi. Täis kükk nagu jõusaalis oleks. Jaa. Ma olen väsinud ja ma ei jaksaks elu sees koolitunnis õppida midagi peale seda. No jah, ütleme nii, et paar kükki ja see annab juba üpriski hea tunde. Tegelikult see vist ju äratab rohkem ellu ja üles ka. Just. Mida te veel teete? No eks meil on sellised käteringid, puusaringid, et kirjutamisest ei väsiks keegi, siis neid tehakse ka. Aga see on pigem juba iseenda eesmärk, et vahepeal natukene keerutad seal tooli peal või proovid midagi. Ühesõnaga selliseid suuri treeningkavasid te läbima tunnis ei hakka, pigem mõnusad, rahulikud, kerged ülesanded. No, pigem proovime mitte, jah. Mega vinge. Mega tore. Aitäh, et tulite, Artur, Miia, Loora ja palju edu teile. Aitäh kutsumast.